Stsenaarium, meil on produktsioon, kommunikatsioon on ju, ja siis tehniline pool. Ja meid on 6. Et mulle tundub hästi loogiline, kui me hakkame nagu paarides töötama nende 3 erineva nagu osisega. Ja siis veebruari lõpus näiteks jagame neid kohti, kuhu me jõudnud oleme. Ja siis on nagu vastutusalad on nagu selgemad ja siis me saame nagu avada need asjad nagu suuremale diskussioonile. Et kuidas see päriselt hakkab välja nägema, et siis on mingi stsenaariumi draft on olemas on ja mingisugused inimesed on olemas ja mingisugune tehniline võimekus on olemas. Ja siis kui me siis avame seda nagu suures ringis, paneme need asjad kokku ja vaatame, mis sobib, mis ei sobi, mida on veel vaja, mida mis iganes on ka vast. Et see tundub nagu efektiivne ka. Tänane nagu õhtu ongi siis mõttega, et me saame üksteisega rääkida. Meil on mingid küsimused, mis on nagu ette mõeldud. Fookusega keskenduda üksteisele, mitte vaadata kaamerasse. On ka midagi, mis me siin täna teeme. Uurida, kuidas see aastane protsess on olnud. Sellest tuleb see episood siis lõpuks kokku ka. Põmm. Ma rahakotis võt tähtsad asjad vitsid. Mingi kotikad. See on kusjuures, see näeb hullult kahtlane välja, on jah? Aga ma pean, mina seda ei teinud. Ja siit ma tahaks, et kõik võtaksid nagu ühe. Jah. Tahad seda, mis kukkus on? No. Märka, jah. Aitäh. Cheese! Kui on mitu tükki selles ka, siis palun. Mul tuleb nüüd närv sisse, kui rääkima peab hakkama. Siis võid ka olla. Oot, seda võib vaadata või? Peaks vaatama, siis äkki saad enda oma nagu. Aga tahaks, et need oleks väike süke avajutu ring umbes. Ma võin alustada. Sest minu küsimus on, et kes on Kristi? Kes ta on? Kristi oskab alati küsida neid küsimusi, millest on nagu puudus. Kristi alati kuulab lõpuni, mis sul rääkida on ja see on nii tore. Aga üldsegi ma arvan, et ma vaatan siin nagu, meil on mingi ühine eesmärk vaata. Et kui Kristi on mu kõrval, siis meil on nagu kindel olla. Sa võtad igal võttel mingi inimese ja lihtsalt istud temaga maha ja räägid ja saad sealt mingit infot ja nagu, et sul on see võime minna sügavuti nende kohalolijatega. Mulle ka meeldib, et sa suudad leida inimesi või need inimesed leiavad sinu. Mulle nagu tundub, et inimesed on tõmmatud sinu poole ja et see aitab ühikut nagu ikka väga palju. Sul on väga huvitav viis kuidagi nagu erinevate seltskondadega sisse sulanduda, et sa oled nagu täiuslik sotsiaalne kameeleon selles suhtes. Et hüppad ühes nagu grupis teise gruppi ilma mingisuguse probleemita. Aga samas midagi tuleb naturaalselt, on ju. Midagi on lihtsalt nagu, et nice, see on minu koht. Ma saan hakkama nagu. Jaa, täiega. Ma ütleks, et nagu sinuga käib täiega kokku uudisimu. Et see põhjus ka võib-olla, mille pärast sa saad inimestega nii hea klappi on see, et nagu see paistab täiega välja, et sul on endal uudisimu. Nagu sa ei küsi lihtsalt niisama, et on vaja küsida, vaid sa tunned päriselt huvi. Siis tulevad nagu hästi loomulikult mingid vestlused ja mingid küsimused. Et inimesed saavad aru, et sa tunned huvi. Nii hea, aitäh, et olete andnud mulle selle võimaluse üldse nagu neid inimesi uurida, sest ilma selleta ma ei oleks sattunud ju nendesse kohtadesse. Ma ütleks seda, et üksi pole mõtet. Tehke seda teistega koos. Sa arened ja sa õpid nii palju rohkem. Palun teeme asju koos
ja naudime seda ja võtame sellest viimast, sest me ei eksisteeri siin üksi. Kes on Maarjo? Mulle meeldib, et sa oled niivõrd detailne, et sa oled niivõrd oskad nagu leida neid väikseid detaile ja siis sellele keskenduda. Või kas või need Wikipedia artiklid, mis sa täna rääkisid, on ju. No, et nagu mingi what the fuck, et kus sa tead üldse sellist asja nagu, no, et kus see tuleb, see huvi. Ma tunnen ennast väga turvaliselt sinuga autoga sõites. Väga hea. Sõidan nagu vanaisa, nii et selles suhtes nagu okei. Sul on fantastiline mingi tehniline nagu taip ja nagu taju, mida on nagu raske leida mujal. Maarja on just see inimene, kes saab nagu tehniliselt nii out of the box lahendusi leida, mis on nagu see on nii palju väärt lihtsalt, et see julge, kes läheb üle nende kraavide, läbi nende võsade, ronib puu otsa ka, kui on vaja, sest sa näed tegelikult silmaga nagu juba kaamera potentsiaali. Ja sa oled nõus vaeva nägema selle nimel. Ma kogu aeg mõtlen selle peale, kui suureks toeks sa mulle oled olnud kogu selle produktsiooni juures. Mul on hea meel aidata, nagu selles suhtes mul on hea meel, et me saame nagu koos lahendusi välja mõtelda. Seda peaks ka välja tooma, et ühik oli Maarju mõte. Ühik. Ühinenud halbade inimeste kollektiiv. See on see teine grupp. Ühinenud halbade ideede kollektiiv. Postis fiksib ära. Olge armsad üksteise vastu ja kuulake üksteist. Ja kui on vaja isiklikuks momendiks aega, siis võtke endale see ja hingake. Ja armastage teineteist, see on tasuta. Kui me räägime ühikust, mul on tunne, et nagu Juusu on ikka täiega olnud see inimene, kes seda identiteeti loob. Me reaalselt tegime ühe reegli, mis on ära vaata kaamera. Juusule! Where the fuck are you? Juus ei saanud täna tulla identiteedist, siis mul tunne, et Juusu on nagu sellesse panustanud väga palju ja siis ma küsikski, et kes on Juusu? Juusu on tibulinnu. Kohtasin teda ühe korra ja ta nii meeldis mulle. Nunnupall, megatark. Aga rohkem ma teda näinud ei ole, ta on lihtsalt mingi sõnum kuskil telefonis nagu ja see veits fuck up'i minuga, sest ta alati teab, mis toimub, alati teab, mis on lahendused, ta oskab nagu alati väga tarka nõu anda, ta lihtsalt on olemas, you know? Jaa, graffe lihtsalt nagu liitib, et mingi see, vaja teha kohe ja tehke. Ja see ongi vaja teha, kuna nii on parem. Ei ole Juusut ilma usuta. Usuta! Usume Juususse. She means business nagu. Tuleb siia, teeb oma asjad hästi ära ja ma kohe nagu saab usaldada seda inimest nagu. Mul on häid uudiseid. Juusu vennatütar tuleb meiega homme kell 11 Raekoja platsis kohtuma ja on õhtuni meiega. Kas teda huvitab ja võtab oma kaamera kaasa ja ta filmib meid ka ja... Päriselt või? Ta on handicam, aga ma ütlesin, ma arvan, see esteetika on cool. Aga minu küsimus on, kes on Iiris? Ja mul oli natuke aega mõtelda, kes on Iiris. Ja mina ütleksin, et nagu kui sul oleks ladinakeelne nimetus, siis oleks extrovertus maximus. Sinu oskus nagu ruumi energiat tõsta oma huumoriga ja oma säraga on absoluutselt unikaalne. Ma väga sind armastan. Ja ma ei tea, palju peale selle isegi vaja on. Mul on sinuga alati hea. Ta teab, mis on tema jaoks huvitav ja naljakas ja ta teab, kuidas sellel fookust hoida.
Enne kui sa tulid meie tiimi siis on ju, siis sind ikka hype-upiti kõvasti nagu Iiris on nii lahe, Iiris on nii naljakas, aga kõige haigem on see, et sa ületasid neid ootusi. Ma ei oleks sa saanud ettegi kujutada. Kuskil on mingi klaaslagi ja Iiris lendab sellest läbi lihtsalt. Ma tahaksin öelda vaatajatele, et ärge kartke võtta riske ja tehke kõike, sest et see on üliäge. Ja tehke dokumentaali oma sõpradega, sest et see on teie elu parim kogemus. Aga sa võid küsida järgmise siis. Kes on Elis? No esiteks, no what the fuck, thank you Elis, nagu seda üldse, kelle pärast ma üldse olen siin, kelle pärast ma tean teid kõiki. Teid. Nagu sa tead täpselt, nagu sa tead, mingi su sisetunne ja su sees ütleb nagu täpselt see, et nagu ja sa täiega väärid seda nagu nii-öelda nagu tehnilise juhi nagu tiidid või noh. No mida me teeksime sinuta või noh, nagu ja sa talu, see on nagu metsik, et nagu mida sa fucking nagu jaksa või nagu ma kuulen mingi Isabelilt, et nagu et Elisel on mingi umbes mingi 1000 projekti korraga, vaata, mida ta monteerib ja kus ta peab nagu protsessis sügavalt sees olema. Ja ma lihtsalt reitsit imetlen seda nagu. See on ebainimlik ja see ei olegi nagu, sa oled mingi fucking haljas või mingi kuradi täiega haljas. Sa oled tubli ja töökas ja sa inspireerid nagu teisi ka tööd tegema. Thanks! Palun! Minu meelest Elis on täiega tasakaalutsenter või nagu täiega mingi, kui oled võttel, täiega väsin nagu. Ja siis sa lähed kuhugi ja siis Elis istub seal ja siis istute kõrvale ja siis ta on nagu kuidas sul? Ja siis sa oled nagu väsinud. Ta on nagu mina ka. Ja siis mul on täiesti nii palju parem olla, nagu mul on äkitselt lihtsalt rahulik. Also, ma nii kõvasti usaldan lihtsalt sind. Nagu kui Elis ütleb, et nii on õige, siis ma nagu no shit. Kahtle isegi. Nagu sellest tead, mis sa teed. See on nagu nii palju teadmisest kõigest, nagu mitte lihtsalt nagu tehnika ja kaamera, vaid lihtsalt nagu kõigest. Nagu what Elis says goes. Ma olen ka tänulik, aitäh, et sina mind siia kutsusid. Lõpuks ma näen, sina oled meie liim mingis mõttes, mis on nagu seda kõike, vähemalt see valik on minust tundub vähemalt, et on olnud sinu. Ja mõtlen jälle nagu ühiku ja meie kõige peale ja selle peale, mis meid esindab, sest seal on nii palju sind sees. Olge uudishimulikud, proovige ennast panna olukordadesse, kus te kogete teistsugust maailma kui see, millega te olete harjunud ja usaldage, olge avatud, et te võite sealt leida midagi, mis oli täpselt teie jaoks sinna paigutatud või jäetud. Minul on, kes on Merle ja minu arvates Merle on ka üks haljas. Sa oled nii siiras ja ilusa hingega ja sa kogu aeg nagu naeratad. Nii tore ja armas näha, et siuke soojus lihtsalt tuleb nendest intervjuudest välja tänu sinule. Sinuga on hea koos ruumi astuda. Ja ma arvan, eriti siis, kui sa ise ka tead, kuidas sa särad. Jaa, Merle leidis meile selle projekti. Thank you, Jura! Aitäh! Euroopa Liidu poolt! Sa oled lihtsalt lahke inimene. Seda on nii värskendav ja tore kogeda. Ja väga lahke. Väga lahke inimene. Ja. Millega ma siis väga nõustusin, on see kiirgus. See osa sellest, et tõesti, et kui ma lähen rääkima ükskõik kellega, siis mul on selline tunne, et kui sa oled mu kõrval, siis see kõik on nagu nii malbe.
et ma tean, et sellest ei saa nagu, no ma ei tea, ongi täpselt selline tunne, et mitte keegi ei saaks sulle ei öelda. Põhimõtteliselt mul on kogu aeg selline tunne, et kui on keegi, kes oskab nagu kõike transformeerida milleskiks, mis on siis hea ja lahke, siis sa oled sina. Hästi palju, aga tore, et te toetate mind ja mina toetan teid. Tore, et mul on üksteisel olemas. Me oleme nüüd aasta aega teinud ühikut ja ma arvan, et mis ma ise kõige rohkem sellest kaasa võtan ja mis ma arvan, et kõik teised võiksid sellest kaasa võtta, on see, et märgake inimesi enda ümber. Tehke nagu silmad lahti ja tehke kõrvad päriselt lahti ja võtke see hetk, võtke 5 minutit, võtke 10 minutit või võtke kas või 2 ja lihtsalt kuulake, mis toimub, kes need inimesed on, kust nad tulevad, mis need lood on, sest see on nagu meeletult huvitav ja mitte isegi selles mõttes, et sa õpid teistest palju, vaid sa õpid ka iseendast väga palju. Nii, aga minu kord siis ju. Huvitav küll. Aga kes jah? Kas te teate, kes on Isabel või? Isabel. Ma võib-olla leidsin selle Facebooki kuulutuse, aga nagu Isabel oli nagu jaa, davai, mul on mõte, teeme ja tõukas seda tagant ja tegeles sellega, et see projekt sai õigel ajal nagu kokku pandud ja kogu aeg tegeleb sellega, et kui meil on koosolekud, siis me ei hakkaks mingitest suvaasjadest rääkima, vaid nagu jääme asja juurde, nii meil on mingid plaanid ja ma arvan, et me kõik oleme kogenud seda ka, et kui Isabel on nagu võttel, siis kuidagi, ma ei tea, usu nagu Jumalat, et nagu asjad on kontrolli all. See on tohutult imetlusväärne, kuidas sa maailma näed. Sa tead täpselt, mida on vaja, kuidas sul on vaja, mitte sul, aga nagu kuidas on vaja teha, sest nii ongi vaja teha ja nagu see on ainuõige ja paneb mind tahtma olla rohkem nagu sina. Ühesõnaga imetlusväärne inimene ja ma loodan, et sa iga päev vähemalt 10 korda mõtled selle peale, et jõu, ma olen äge nagu. Kui me oleme sinu kõrval ja saame sinuga nagu korra peegeldada, siis on nagu kindlus, et jah, see, mis ma teen, on hea, see on õige, ma olen selles hea, nagu sa pakud seda täiega. Kui individuaalselt me oleme nagu lõngad, siis sina oled need sukavardad, mis koovad meist vaiba. Sina oled see, mis organiseerib kõik ühte nagu töövoogu. Me kõik saaksime aru, mida me teeme, ja sa lood selle suurema pildi lihtsalt meie individuaalsetest oskustest. Ja see on skill. Teiseks ma tahan ütelda, et sa oled massiivne nerd ja mulle täiega meeldib siis sellepärast, et me saame bounceda mingisuguseid asju vahepeal. Ühesõnaga, kui mul siin tuleb, et me kõik mõtleme, siis Isabel mõtleb ekstra. Ühesõnaga, ma olen lihtsalt nii tänulik, et sa oled nii palju nagu jõudu ja seda elujõudu siia pannud. Ja sinuga koos töötades ma tunnen, et ma arenen tohutult. Ma soovitaks kõigile leida oma koht ja leida oma inimesed, kellega seal kohas või paigas olla. Ja ma soovitaks julgeda proovida asju, mida sa ilmtingimata ei oska. Sest enamik asju ei saagi osata enne, kui sa vähemalt katsetanud oled. Business never stops. I am business. Ma ei saa keskenduda armastusele jänest. Anna siia. Anna siia. Rääkisin mingisugune intervjuud ühesõnaga ja see hetk, kui see intervjuu lõppeb, sa kombes võiks olla lihtsalt. Ühesõnaga. Mina võin näiteks öelda. Jah? Mina ei võta kunagi unepõlga. Väga õige. Uni on kõige parem ja kõige olulisem.